varasemate eelmiste projektidega meile sai selgeks, et Eestimaal elab ikka veel väga-väga palju inimesi, kelle jaoks teadmised Eestimaast lõpevadki Tallinnaga. Ja see pole üldse nali. Need inimesed on võib-olla käinud Tenerifel, võib-olla Egiptuses, aga nad ei ole mitte kunagi käinud Võrus, nad ei tea, mis elu elatakse Pärnus, Saaremaast ja Hiiumaast üldse rääkimata. Seda näha nagu neid kohad nagu ise nagu päriselt nagu jah. See oli nagu suur üllatus minu jaoks, et kuidas Aivo leidis nagu neid kohad, et kus me nagu käisime nagu, et seda nagu otsima. Ja nii palju toredad ja põnevad nagu inimesed. Смотрите, какие у нас тарелки будут сегодня. Непростые тарелки. See formaat oli meelelahutuslikult. Ta ei olnud kokasaade, kus sa tund aega vaatad, kuidas süüa tehakse. Läbi toidu on tegelikult väga hea võimalus integratsiooniks. Eks? Toit on see, mis tegelikult inimesi seob. Et see on selline meie põhivajadus, millest inimesed saavad lihtsasti aru. Ja see on üks osa tegelikult kultuurist, see on üks osa pärandkultuurist. Ma arvan, et need rahvariide seelikud ja laulupidu tulevad ka veel järele. Igal pool, kus me oleme nagu käinud, kõik inimesed tegelikult väga hästi suhtusid meisse ja aitasid palju ja nagu niimoodi. Me saime väga suur tagasiside. Just nagu vaadati tagant järgi internetis nagu. Tunti huvi nende samade kohtade, nende samade inimeste vastu. Ma tean nüüd väga mitut eestlast, kes oma silmu ehk siis kala tagavarad ostab Narvast ja just Sergei käest. Ma arvan, et see, et paljud ei ole, ütleme Maardust ja Narva Jõesuust kaugel ongi see julguse küsimus, et aga kuidas minusse suhtutakse, kuidas ma seal välja paistan, kuidas ma räägin, ma ei oska. Väga hästi saab hakkama. Väga tore oli vaadata, et kui sa oled ise avatud, on inimesed sinuga avatud. Ja kõik olid valmis tegelikult aitama mingite eestikeelsete sõnadega, võib-olla meie kokku, kui need kohe meelde ei tulnud. Keegi ei teinud sellest mingit erilist numbrit. Советую всем. Kui nüüd rääkida mõnest sellisest lõbusamast juhtumist, siis üks selliseid näiteid võiks olla romanniga seotud, et meil stsenaarium nägi ette, et me viime romanni Langevõrju hüppele ja teades tema kartust kõrguse eest, me olime kindlad, et kindlasti ta loobub sellest ja nõndanimetatud karistuseks peab ta tegema Langevõrju instruktoritele süüa. Ja ma kardan kõrgust ja ma ei teadnud sellest, et me teeme nagu seda ja ma võtsin endast kokku ja hüppasin, aga see on nagu selline nagu oli äge mälestus terviks eluks. Вот это да. Meil on tegelikult hea veel mõelda selle üle, et me saime oma saatega panna inimesed mööda Eestimaad ringi liikuma. Et me andsime neile julgust minna Eestimaale reisima. Et nad julgesid oma hirmud ületada ja nad julgesid minna Eestimaad avastama. See oligi põhiline, mis me enda jaoks ka tegelikult seadsime ja meil on väga hea meel, et meil see tegelikult ka õnnestus.